me oleme seda maininud, et mõistusele on võib-olla huvitav erinevaid asju teada saada, hüpata ühest huvitavast informatsiooniallikast teise. Aga kui sa ei rakendu siis headusest argipäeva teiste kõige kõrgema teenimises, siis jääbki selliseks filosoofiliseks spekulatsiooniks, et arukusel on vaja tegelikult sama asja korrata, süvendada, eks ju. Rutiini me ei talu, aga selline filosoofiline teatud mõttes rutiin, et hoida meid nagu õige tee peal kogu aeg, seda on vaja nagu. Ja minu viimase nädala lemmik vanasõna on see, et minule ei kuulu mitte midagi. Ma ei oma mitte midagi, aga mina kuulun kõigile ja kõigele. Et see on see huvitav moment, et kuidas on mõõtmed ja erinevad toad ja teaduse tasemed, üks hetk tunned nii, teine hetk naa, siis on aastaajad, siis on universumid, siis on mõõtmed, siis on vaimne reaalsus, materiaalne maailmse reaalsus, eks ju. Et aga samal ajal nagu hing, pühakirjas öeldakse, et hing on selline igavene, täiesti nagu liikumatu, ühtepidi kõike läbiv. Et kuidas siis seda mõista? See tähendab seda, et see Virat Rupa Krishna näitas, et siin ja praegu kohe samal ajal eksisteerib ka reaalsus. Ehk siis igavik ja algne vaimne siis selline ekstaatiline antsuse punkt. Et igas punktis samal ajal. Et samal ajal on see väga imelik, eks ju, et ühtepidi, et jõuda Võrusse, ma pean nagu, ma ei saa, et ma olen nüüd kohe Võrus, aga mõtte tasemel ma saan olla kohe Võrus. Ma olen Võrus. Ehk siis peenkehaga võib olla kohe seal, kus on vaja. Aga füüsiliselt on nagu raske, eks ju, füüsiliselt on raske Võrru jõuda. Ühesõnaga erinevad tehnikad, erinevad müstilised sellised asjad, kuidas minu õpetaja rääkis ka, neil kas üks joogi võttis, sirutas käe, võttis seal mango kuskilt India, Lõuna-Indiast. Kuigi kilometraaž oli pikk, aga isegi füsioloogiliselt siis mateeriat, eks ju, 100 kilomeetri kauguselt oskas sealt võtta nagu sellesse reaalsusesse. Ühesõnaga võib rääkida keerulist juttu, aga selle jutu point on selles, et arukusele kinnitada seda, et kõik on siin ja praegu kohe, kõik vahendid on olemas, meie võime, me väärime, eks ju, et olla õnnelikud ja igaveses sellises heas ühenduses, kõigi ja kõigega armastuslikus ühenduses, hoolimata nendest justkui faktoritest, mis on seal, võib-olla on liiga kaua või liiga kaugel, vaimne maailm on seal, Jumal on võib-olla seal. Minu teadus on nii madalal tasemel, eks ju, ma ei jõua üldse alateadust niimoodi puhastada, eks ju, iha, viha, kadedust. Et need faktorid võivad ka eksisteerida, aga see on nagu hea lohutus ja kinnitus arukusel, et kõik on siin ja praegu. Et absoluutne täius.